Tere! Minu nimi on Meego Remmel ja mul on hea meel koos Einike Pilliga täna jätkata teist seeriat videoseerias Su nägu kõlab tuttavalt, Joona ja meie lugu. Eelmisel korral me lugesime Joona raamatu esimest peatükki. See on Vana Testamendi üks prohveti raamatutest ja me leidsime, et selles raamatus esimene peatükk räägib suurest panoraamist, mida Jumal omab ja mida ta avardab ka meie jaoks. Täna on meil teine peatükk ja Einike, millest see peatükk võiks rääkida? Teine peatükk räägib põgenemisest ja tegelikult terve Joona raamatu me oleme mahutanud 4 sõnasse, mis kõik B-tähega algavad. Aga põgenemine on Joona raamatu selline üks läbiv muster. Ja juba esimeses peatükis, mida me eelmine kord lugesime, tuleb esile see, et Joona arvab, et ta saab Jumala eest ära minna. Ja ta läheb siis ühte linna, mis on nagu geograafiliselt allpool, siis ta läheb laevale, mis läheb sealt veel allapoole ja siis tuleb torm ja Joona visatakse üle parda merre. Ja ta on veel enne laeva põhjas ka magamas, ta on ka nagu kuskil madaluses vee sees tegelikult juba mõtme mõttes. Ja mingis mõttes võib öelda, et selles raamatus on nagu 2 põhitegutsejat, on Jumal, kes tahab Joonat saata missioonile ja on Joona, kes sellest ära põgeneb. Ja nende 2 tegutsemises on näha ka sellist väga tuttavat inimlikku mustrit, milles me ilmselt võime ennast ikka jälle ära tunda. Aga ennast tundis ära põgenemismustris ka psalmist ja ma loen siit 7. salmist edasi. Psalmist kirjutab nõnda: kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elava Viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Ja kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev. Pimedus oleks otse kui valgus. Ja Piibel räägib siis Joona raamatus teises peatükis nõnda. Aga issand saatis ühe suure kala, et see neelaks Joona. Ja Joona oli kala kõhus 3 päeva ja 3 ööd. Ja Joona palus issandat oma Jumalat kala kõhus ja ütles: ma hüüdsin oma kitsikuses issanda poole ja tema vastas mulle. Haua sisemuses hüüdsin ma appi ja sina kuulsid mu häält. Sest sina heitsid mind sügavusse, merede südamesse. Veevool ümbritses mind, kõik su vood ja su lained käisid minust üle. Siis ma mõtlesin, ma olen ära aetud su silma eest. Siiski ehk saan veel näha su püha templit. Vesi ümbritses mind kõris saadik. Süva vesi piiras mind. Mererohi mähkis mu pead. Ma vajusin alla mägede alusteni. Maariivid sulgusid mu kohal igaveseks. Aga sina tõid mu elu hauast üles, issand, mu Jumal. Kui mu hing nõrkes mu sees, mõtlesin ma issandale ja mu palve tuli sinu juurde, su pühasse templisse. Need, kes austavad tühje ebajumalaid, hülgavad oma osaduse. Aga mina tahan ohverdada sinule tänulaulu kõlades. Mida ma olen tõotanud, seda täidan. Issanda käes on pääste. Ja siis issand käskis kala ja see oksendas Joona kuivale maale. Tuleb Meego, äkki see on muinasjutt? Seda on väga paljud teoloogid küsinud, seda on inimesed, kes on lugenud seda raamatut küsinud. Ja loomulikult tundubki muinasjutulise loona, et üks suur kala tuleb ja neelab inimesele alla. Aga ajaloos on teada kummalisi juhtumeid. Aastal 1891 on dateeritud üks vaalapüügilaeva juhtum, mis asus Falklandi saarte lähistel ja nad ajasid taga ühte konkreetset vaala. Ja üks vaalapüüdja, James Barkley oli tema nimi, kukkus laeva pardas üle parda ja kadus merelainetesse ja teda otsiti tunde ja nad ei leidnud teda ja laevamehed olid juba loobunud sellest otsimisest ja lõpuks nad püüdsid selle vaala kinni. Ja kui nad selle vaala said pardale ja nad lõikasid selle kõhu lõhki, siis sealt avastasid nad James Barkley, kes oli teadvuseta, aga oli elus.
Ja kui ta tuli teadvusele, siis ta rääkis sellest oma kogemusest, kuidas ta tõepoolest koos kalade ja kõige selle, mida siis vaal alla neelab, sisenes sinna sisikonda. See oli väga kohutav keskkond, aga seal oli piisavalt hapnikku, ta ütles, et ta sai hingata ja ta arvas ennast jääva ellu nii kauaks, kuni tal jätkub toitu. Ja lõpuks, kas siis selle vaala püüdmise tõttu, et hapnik lõppes otsa, ta kaotas teadvuse, aga ta sai päästetud. Ja see lugu kasvõi räägib sellest, et Joona võis tõepoolest pääseda. Ja meile nimetatakse lihtsalt suurt kala, tõenäoliselt see võis olla mõni hiidvaal. Joona ise ju ei näinud, kelle suhu ja kuhu ta kadus. Aga piibel ütleb, et ta oksendati lõpuks välja ja ta jätkas oma teekonda. Ma mõtlen, põgenemine on ka sümboolses mõttes meile kõigile tuttav teema. Eestis me elame tasasel maal ja võib-olla allapoole minek on meil raske, kuigi võib öelda, et lähed alla Tallinnast Räpinasse või sümboolselt võib rääkida suurest Munamäest allatulekust ka. Aga kui kujundlikus keeles rääkida, siis on ju terve hulk asju, kuhu me inimestena põgeneme, kas Jumala eest või oma elu reaalsuse eest. Mulle tulevad mõned asjad meelde ja võib-olla sa tahad täiendada. Ma arvan, et mõnikord võivad olla suhted põgenemise kohaks, et klammeldutakse mingitesse inimsuhetesse. Mõnikord võib see olla enesehaletsus, kus inimene ei suuda millelegi muule mõelda kui sellele, kui kehvasti tal on. Ja mõnikord võib see olla võib-olla see, et ta on hirmus tubli ja ta püüab Jumala tõestada. Ma ei tea, kas on veel asju, kuhu me kaldume? Kindlasti sõltlaslikud mustrid, et inimene hakkab midagi tegema, et oma stressi maandada ja siis ta sellesse mustrisse kinni jäädes ta nagu ringrattas. See viibki teda alla sinna selles kujundis, et ta põgeneb küll selle mingisuguse asja või stressi või probleemide eest, aga lõpuks tegelikult ta põgeneb kuskile sügavustesse. Ja ma mõtlen Joona peale ka selles plaanis, et see tõepoolest on koomiline mõelda, et ma saan Jumala eest ära põgeneda. Aga kui ma vaatan iseendasse oma elulugu, siis ma leian, et ma käitun sageli samamoodi. Et ma mõtlen, et ja see ilus lugu, mida sa lugesid ka Taaveti lauludest, ma mäletan mu ema, see oli mu üks ema lemmiklugusid, mida ta ikka jälle meile luges ja me saime nagu ratsionaalselt aru, et Jumal viibib kõikjal. See oli lapsest peale nagu sees, et Jumal näeb sind kõikjal ja see oli nagu teemaks. Aga ikkagi ma püüan Jumalast kaugeneda, ma püüan Jumalast eemale minna, ma püüan ajada oma asja. Ja see on nii kummaline, et Joona loos me nagu märkame seda peaaegu koomilises võtmes. Aga oma elus peeglisse vaadata väga raske, et ma võin ka põgeneda ja arvata, et nüüd ma olen Jumalast piisavalt kaugele, et Jumal ei ulatu sinna enam või et Jumal on mu maha jätnud ja ongi tema enam minuga ei tegelegi. Ja see Joona kalalugu nagu näitab, et Jumal ulatab igale poole, et on kõik vahendid olemas selleks, olgu see kas või üks vaal. Jah, kui ma endale mõtlen, siis ma arvan, et need kohad, kus ma tean, et ma olen midagi teinud, mille üle Jumal väga õnnelik ei ole, et see on see, et tahaks nagu panna käed silmad ette, et siis äkki kuidagi saaks peitu. Aga mul on sulle üks natuke raskem küsimus. Ma tean, et sult võib raskeid küsimusi küsida, et miks Jumal ikka Joonat rahule ei jäta? Miks ta teda taga ajab? Et kas Jumal ongi siis siuke, et käib inimestel järgi ja kuna ta on kõik võimas, siis ta jõuab igale poole veel ka, kuhu inimesed ei jõuaks. See tundub ju omamoodi nagu õudne ka. Ma arvan, et Jumal näeb Joonas potentsiaali, mida tema ise ei näe. Ja isegi veel seal laeval mulle tundub, et Joon on tegelikult kuskil tema südame põhjas on ka see hea inimene. Sest kui ta laevas ütleb nendel laevameestel, et visake mind üle parda ja teie pääsete, siis tegelikult on ta inimene, kes on valmis ise surema, et päästa laevameeskond. Tema ei arvesta sellega, et Joona kala tuleb ja püüab ta kinni, eks ole. Ta teab, et kui tema sinna merre läheb, siis ta ongi läinud. Ja Jumal näeb, et sellel mehel on tegelikult midagi rohkemat, mille nimel ta võiks elada ja mis temas võiks alles areneda ja avalduda. Ja et tõepoolest terve linn võiks saada päästetud. Loomulikult on igal inimesel oma vaba tahe. Ja kui me ikkagi jääme trotslikult Jumala eest põgeneme, ega Jumal siis annab meile ka võimaluse jäädagi sinna ja merelainetesse ka. Aga see imeilus palve, mida me just lugesime Joona teisest peatükist, näitab, et Joonas oli ka see siiras süda, kes hüüab Jumala tappi, siis kui ta saab aru, et kõik on läinud ja ta ütleb, et Jumal, ma tahan veel tegelikult tulla sinu templisse, ma tahan oma tõotusi täita, mis ma sulle kunagi olen andnud. Ja ta oli Jumala prohvet.
Jahvet juba enne. Ta oli enne ennustanud ka Põhja-Iisraelile head põlve ja ta oli saanud Jumalalt sõnumeid, et Jumal näeb temas rohkemat ja Jumal sirutab oma käega sinna sügavusse, sinna põhjatusse, pimedusse, et tuua teda välja. Ma arvan, et see on üks mõte, mis mul tekib, aga mis sa ise lisaksid? Ma kuulsin paar päeva tagasi ühte väga toredat lugu, mis võib-olla on illustratsioon sellele, mis sa rääkisid. Mul oli külas üks noor mees, kes lubas ka seda lugu jagada, kes oli Mehhiko juurtega. Ja ta ütles, et ta oli väga vaesest ja ka nagu sotsiaalselt tagasihoidlikust perest. Ja hakkas 12-aastased narkootikumidega mässama ja ta sõbrad sattus halba seltskonda. Ta vanemad ei suutnud teda palju aidata, kui ma õieti mäletan, elas ka ainult emaga. Ja siis tuli tema juurde üks asendusõpetaja ja ütles, et kas sa tahaksid, et mu mees õpetaks sulle kitarri. Ja see noor mees, kes oli sellel tegelikult peaaegu laps, ütles, ei, ma ei taha. Aga tegelikult ta teadis, et ta vanemad ei suuda maksta selle eest. Ja see õpetaja tuli ikka jälle ta juurde tagasi. Ja iga kord vastas see noor mees samamoodi. Ei, ma ei taha. Jättes mulje nagu, et see on midagi, mis teda ei huvita. Ja siis lõpuks kevadel helistas õpetaja emale ja ütles, et mu mees on nõus õpetama kitarri teie pojale. Ja siis ema ütles, et meil ei ole raha. Ja siis õpetaja ütles, et aga ta võib meie aias töötada selle eest, et ta tunde saab. Ja mina, kes ma selle mehega 20 aastat hiljem tutvusin, nägin, kui hästi see poiss kitarri mängis. Ja võib-olla Joonaga tegi Jumal midagi taolist, et ta nägi seda potentsiaali ja ta ei jätnud järgi. Ja leidis lõpuks selle variandi, kus Joona pidi tunnistama, et Jumal, ma vajan sind ja ma ei saa su eest põgeneda. Ma ei tea. Ja ma arvan, et see on nüüd sinule ja minule väga oluline sõnum, mille Einike välja ütles. Et Jumal ei jätta järgi meie kellegagi. Et vahel võib-olla see tekitab meist trotsi, et miks ta meid taga ja miks tal on nagu alati midagi meile öelda. Aga Jumal näeb kaugemale, Jumal näeb sügavamale ja ma arvan, et kui sina oled oma elus punktis, kus sa põgened, kus sa ei taha tegeleda mingite teemadega või isegi selle Jumala asjaga, siis Jumal näeb sinus potentsiaali, mida mitte keegi teine ei ole märganud veel. Ja võib-olla kõige suurem sõnum Joona raamatu kõrvale ongi sõnum Jeesusest ja Jeesus ise ütleb, et kui Joona oli 3 päeva ja 3 ööd, eks ole, seal kalakõhus, et see on nagu täheks ka, mis Jeesuses avaldub. Et Jeesus tuleb, elab, sureb ja teda maetakse ja alles 3. päeval tõuseb ta surnust üles. Aga ta tuleb sinna põhjatusse maailma, sellesse sügavikku ja sellesse pimedasse põgenemise maailma, sellepärast, et tuua kõik välja. Et päästa meid kõiki. Ja see on evangeelium, see on rõõmusõnum, mida Joona alles õpib tundma tegelikult oma elus. Aga mis selles teises peatükis avaldub tohutu tänulaulul, et Jumal, sa päästad mind isegi, kui ma selle mereroheluse ja kõige selle keskel olen hukkumas. Et Jumal, sa sirutad oma käe. Ja sa nimetasid juba ära selle sõna, mis tuleb pärast põgenemist ja see on päästmine ja sellest me räägime järgmisel korral. Aga nüüd on võimalus järgnevate küsimuste üle ise arutleda ja avastada selles tekstis veel asju, millest me ei olegi jõudnud rääkida.